Viimased uudised. Ameerika Ühendriikide armee valmistub väidetavalt rünnakuteks Iraani vastu, et murda ummikseis läbirääkimistel. See teave sai Washingtonis jõudu juurde sel neljapäeval, 2026 aasta 30. aprillil, ajal, mil Donald Trump suurendab survet Teheranile. Ja ta jääb jõhkra nõudmise juurde verise islami revolutsiooniline kaardivägi vastu, mis on juba täielikult haaranud Iraani võimu enda kätte. Ma räägin sulle sellest kõigest kohe, aga praegu tahad sa kindlasti olla kanali tellija, et olla hästi informeeritud. Reaalajas teave parima ajakirjandusliku kvaliteediga, mida kunagi nähtud. Usaldusväärsuse standardil Milson Alvese. Axiosi andmetel peaks Trump saama Ameerika Ühendriikide keskväe juhatuselt ettekande uute sõjaliste võimaluste kohta Iraani vastu. Ka Reuters kajastas seda teadet ja teatas, et üks võimalustest oleks lühike ja tugev rünnakulaine. Tõenäoliselt infrastruktuuri sihtmärkide vastu, et sundida Teherani suurema paindlikkusega läbirääkimiste laua taha naasma. Punkt on lihtne. Washington tahab murda Iraani vastupanu enne, kui režiim kasutab läbirääkimisi aja võitmiseks. Surve tuleb pärast ummikusse jookstud kõnelusi. Trump, nagu Ameerika meedia teatas, ei olnud läbirääkimiste edenemisega rahul. Tema arvates Iraan liikus edasi, kuid mitte piisavalt. Valge Maja korduvlause on otsekohene. Lepingut ei tule, kui Teheran nõuab endale mingitki võimalust tuumarelva loomiseks. See on kriisi keskpunkt. See pole ainult diplomaatiline vaidlus. See on jõukatsumine piiride, võimu ja julgeoleku üle Lähis-Idas. Ameerika Ühendriikide relvajõudude tugev sõjaline vastus võiks alata sümboolse ja strateegilise sihtmärgiga. Kargi saar Pärsia lahes, mis on Iraani naftaekspordi struktuuri jaoks elutähtis punkt. Kui Washington leiab, et režiim kasutab läbirääkimisi ainult aja võitmiseks, nähakse operatsiooni Kargi vastu kui sõnumit. Otsest sõnumit Teheranile. See poleks lihtsalt rünnak hirmutamiseks. See oleks katse murda režiimi logistilist selgroogu, võttes Iraanilt ühe tema majanduse kõige tundlikuma osa. Selles stsenaariumis oleks sõnum selge. Kas Iraan nõustub tõeliste piirangutega oma tuumaprogrammile või hakkab kaotama kontrolli valdkondade üle, mis toetavad tema enda jõudu? Kõige karmim hüpotees oleks piiratud maismaa operatsioon, kus Ameerika väed sisenevad saarele, et neutraliseerida sõjalisi struktuure, kaitsta strateegilisi punkte ja takistada Teheranil kasutada Kargi survevahendina üleilmse turu vastu. Veel ei ole kinnitust, et Trump oleks midagi nii suurt heaks kiitnud, kuid juba ainuüksi sõjaliste võimaluste ettevalmistamine muudab iraanlaste kalkulatsioone. Režiimi jaoks ei ole ähvardus enam ainult sanktsioonid, blokaad või retoorika. See muutub konkreetseks ohuks, et Ameerika väed võivad hõivata olulise ala nende enda territooriumil. Ja just seda hirmu saab Washington kasutada, et sundida Teherani läbirääkimiste laua taha tagasi tulema. Ilma arrogantsi, ilma väljapressimiseta ja ilma illusioonita, et nad saavad Ameerika Ühendriike karistuseta trotsida. Ameerika Ühendriikidel on sõjaline potentsiaal muuta see oht reaalsuseks, kui Donald Trump otsustab Teherani suhtes tooni karmistada. 3 Ameerika lennukikandja kohalolek Lähis-Idas on toonud piirkonda üle 200 lennuki ja umbes 15 000 sõjaväelased, sealhulgas meremehed ja merejalaväelased. Luues jõu, mis on võimeline ründama, kaitsma teid ja toetama piiratud operatsiooni Pärsia lahes. Lisaks sellele hoiab Washington Iraani ümber sõjaväebaaside ja juurdepääsude võrgustikku, ametlike struktuuridega Kuveidis, Bahreinis ja Kataris ning juurdepääsulepingutega Araabia Ühendemiraatides, Omaanis ja Saudi-Araabias. Viimased uuringud räägivad enam kui tosina Ameerika baasi ja rajatise olemasolust kogu piirkonnas. Selles olukorras oleks piiratud sissetung saarele endiselt äärmuslik meede, kuid mitte võimatu sõjalisest vaatenurgast, sest Ameerika jõud on juba paigutatud liiga lähedale, et Teheran saaks seda eirata. Associated Press teatas, et Teheran pakkus välja oma kontrolli lõpetamise Hormuzi väina üle, kui Ameerika Ühendriigid lõpetavad blokaadi ja sõja, jättes tuumaarutelu hilisemaks. Donald Trumpi jaoks tähendaks selle aksepteerimine surve leevendamist valel hetkel ja võimaldaks režiimil tuumateemat edasi lükata. Hormuzi väin muudab selle vaidluse ülemaailmseks probleemiks. See on jõukatsumise otsene hind. Kuni Teheran jätkab väljakutset, maksab maailm energia eest rohkem. Sellegipoolest usub Trump, et suurema hinna maksab Iraani režiim. Loogika on lihtne. Kui Iraan ei saa vabalt eksportida, kaotab ta tulusid.
kui ta kaotab tulusid, väheneb tema võime liitlasi rahastada, julgeolekumasinat ülal pidada ja sisemist survet kontrolli all hoida. Washingtonis levivates uudistes kujutatakse blokaadi kui Valge Maja tugevamat eelist. Selle surve leevendamine praegu tähendaks režiimile hapniku andmist just siis, kui tal hakkab õhust puudu jääma. Iraan on ümbritsetud kriisist, mille ta ise aitas luua, keeldudes tuumavaldkonnas tegelikke piiranguid vastu võtmast. Kõige tundlikum teave on see, et sõjaline plaan ei seisa üksi. Axiossi andmetel arutati lisaks võimalikele rünnakutele ka muid võimalusi, sealhulgas osa Hormuzi väina hõivamist, et taas avada läbipääs merekaubandusele. Ka Reuters märkis selle võimaluse ära. Teine meedias mainitud võimalus hõlmab eriüksuste kasutamist, et hoida osa Iraani rikastatud uraanivarudest enda kontrolli all, juhuks kui kokkulepet ei saavutata. See näitab, et Washington kasutab samaaegselt diplomaatilist survet, marsruutide kontrolli ja tuumapiiranguid. Tegelikult, sellegipoolest on vaja täpsust. Sõjaliste võimaluste valmisolek ei tähenda, et Trump oleks juba andnud käsu rünnakuteks. Reuters märkis, et selline planeerimine on osa Ameerika sõjalise aparaadi tavapärastest alternatiividest, kuid kontekst muudab selle uudise kaalu. Kui president on rahulolematu, jätkub blokaad. Hormuzi väin on endiselt pinges ja nafta hind tõuseb järsult. Sõjaline demonstratsioon ei tundu enam rutiinne, vaid muutub sõnumiks. Iraani aeg hakkab otsa saama. Ameerika Ühendriikide sõjaline kohalolek piirkonnas tugevdab seda sõnumit. CBS News teatas, et lennukikandja löögigrupi peaks lähiajal Lähis-Idast lahkuma. Kuid tuletati meelde, et see oli üks 3 piirkonnas tegutsevast lennukikandjast. Isegi mereväe liikumiste kohandamisega on Ameerika Ühendriikide jõud endiselt piisavalt tugev, et survet avaldada. Eesmärk on veenda Teherani, et keeldumisel on oma hind ja see hind võib kiiresti tõusta. Al Jazeera teatas, et Iraani allikad ähvardasid enneolematu ja praktilise vastusega, kui blokaad jätkub. Selline lause on mõeldud sisetarbimiseks ja väliseks hirmutamiseks, kuid see suurendab ka valearvestuse ohtu. Kõige keskmes on Trumpi otsus mitte leevendada enne tulemuse saavutamist. Ta teab, et blokaad tõstab nafta hinda ja tekitab survet ka Ameerika Ühendriikides. Kuid tema panus on selles, et praegu järeleandmine läheks hiljem kallimaks maksma. Kui Iraan suudab survele vastu pidada, ilma tuumaprogrammist loobumata, ütleb Teheran, et on võitnud. Kui Trump jätkab surve avaldamist ja režiim taandub, näitab Washington, et suudab endiselt kehtestada piiranguid piirkonnas, kus paljud on aastaid Ameerika kannatlikkust proovile pannud. Seetõttu ei tohiks võimalike rünnakute ettevalmistusi käsitleda üksikjuhtumina. See on osa survekampaaniast. Esiteks mereblokaad. Seejärel keeldumine hoida Hormuzi väina avatuna ilma tuumalepinguta. Nüüd on sõjalised plaanid laual. See järjestus näitab, kuidas Valge Maja püüab sulgeda Iraani režiimi väljapääsud. Ameerika Ühendriikide armee võib valmistuda uueks sammuks Iraani vastu, kuid lõplik otsus sõltub endiselt Trumpist. Ja just Trump, kes on tuntud ainult ründava mängu poolest, teeb otsuseid, mida ükski teine selle põlvkonna president pole julgenud teha. Pane sellele videole like, telli kanal ja vaata lõpus kommentaare, et olla Milson Alvese kogukonnaga veelgi rohkem seotud.